Väga hea auto aasta on olnud. Ainukene, mis kahju on see, et mõned viimased mudelid ja autod, mis veel tulid, jäid kogu sellest valikust välja, sest siis oleks see valik veelgi kirjum olnud. Aga eks näha ole, et hübriidid ja elektriautod domineerivad tugevalt. Nimekiri, millest valid oli hästi pikk, et kuidas sinu top 5 sündis? Mille järgi sina hindasid? No tegelikult meil ei küsitud ju algul top 5, vaid top 7 või lausa 10. Ja minu jaoks oli see valik oluline, et mis on, ma valin nagu inimesele rahvaautot, mida ma päriselt oleks valmis ostma, mis on teinud mingisuguse edasimineku näiteks autoturul, automaastikul, mis pakub päriselt mingisugust väärtust, mitte lihtsalt ei ole äge. Ja seda siis laienes ja ütleme konkreetsete brändide puhul, näiteks BYD-l oli nii palju uusi mudeleid just selle, et ta on turul uus, et tegelikult ta sõi ennast ise topist ära. Need hääled jaotusid erinevate mudelite peale ja ta sinna üles otsa jõudis ainult ühe mudeliga. Ma tahaks, valida sellise, mis mulle kõige rohkem meeldib. Aga kuna me oleme ikkagi mõneti teeme seda ju avalikkuse pärast, et kedagi ei huvita, et milline on Tähepõllu lemmikauto, vaid et millist autot Tähepõld nagu kõige rohkem soovitaks, siis veits kuidagi ei sobi, et kõigile soovitaks need Toyota Land Cruiserid, sest ta on hästi mõnus auto, aga ta ei teinud nagu otseselt midagi uut. Ja siis sa võtadki, et millist autod tõstsid mingit kvaliteeti. Kas nad on paremad kui nende eelmine versioon? Kas nad tõid samasse segmenti midagi uut? On neil eriti hea komplekt kõike? Et sa siis võtad, hakkad niimoodi välja tõstma autosid, järgmine aasta siis mõni teine kord. Ja nii neid lõpuks jääb ja kui on lõpuks 5 tükki järgi, siis püüad neid ritta panna. Ja see on kõige raskem. Ja aga täna valiti ka Eesti auto. 5 nominendist siis toomegi välja. Kes need siis top 3 olid? Top 3-ga oli nii, et ega seal see 4.–3. koht läks ülimalt napiks, et mõne punktiga siis Škoda Elroq edestas Toyota Land Cruiserit, aga jaa, top 3, Škoda Elroq, Kia EV3, Renault 5, et kui niimoodi peale vaadata, et 5 autost ju 2 olid sisepõlemismootoriga ja top 3 jõudsid elektriautod, siis siin on juba tänase õhtu jooksul nalja tehtud, et kas peaks tegema eraldi sisepõlemismootorite kategooria, veel ei tee. Kas see top 3 oli ootuspärane või oli üllatus? Ma arvan, et võitja oli ootuspärane, sest et ta sai ka eelvalikus kõige rohkem hääli. Aga ma ütlen, et mingitel ajahetkedel punktide saabudes ma olin nagu positiivselt üllatunud, et žürii nagu hindab nii kõrgelt ka tegelikult nii Daciat kui Land Cruiserit. No palju õnne, Renault 5 tegi puhta töö, 2 auhinda käes, autodisain 2025 ja Eesti auto 2025. Tuli ootuspärane. Aitäh! No eks ta natukene tegelikult isegi oli. Selle mõttes, et ma ei taha nüüd kuidagi nagu tähtis olla, aga tegelikult kui me seda autot vaatame, siis ta ju võitis juba Euroopa aasta autotiitli. Ja ta on tegelikult ka kõikidel teistel sellistel võistlustel ju väga hästi esinenud, et ta ongi selline natuke omanäoline, aga samas hästi nunnu ja inimestele meeldib. Ta on siis täiselektrine linnaauto, piisava sõiduulatusega, seal 300 kilomeetri kandis, eks ju, ja ta on tehniliselt kõiksugused elektroonika ja see digilahendused on hästi kihvtid tal, et tal näiteks on kaasas AI abimees, kes kui sa nagu hüüad teda, siis tuleb sulle appi ja ta mitte ainult ei õpeta sind autot kasutama, vaid ta ka näiteks räägib sulle, ma ei tea, ümbruskonna loodusest või vaatamisväärsustest, et auto suhtleb suga. Ta ei ole auto, mis kõigile sobiks, kuigi ma ütlen, saage üle nendest suurte autode kultusest. Renault 5 tahaistmele mõõdukas kasvus lapsed mahuvad täiesti. Ma ei saa öelda, et see on pereauto, aga see ei ole pisike auto. Ta on päris suur auto. Ta on elektriline, sellega sõidab Tartusse ära, aga ta lihtsalt näeb nii kihvt välja. Ja ta sõidab hästi, ta on nagu kartauto. Et ta on nagu, ta võiks olla see auto, mis toob inimesed tagasi natuke nagu mõistlikumate autode juurde. Kuidas selline autogaala üldse mõjutab näiteks inimeste ostuotsust? Ega me lõpuni ei tea, kuidas see mõjutab, kuid kindlasti see annab kindlustunde inimesele, et see auto, mida ta kaalub, on saanud mingisuguse heakskiidu või tunnustuse oma ala spetsialistide poolt.
sest olgem ausad, proovisõites sa saad sõita tund aega ja paljude autodega sa siin sõita jõuad. Ma arvan, et siit siuksed päris elukutselised autoajakirjanikud on aastas sõitnud ikkagi mitme tosina autoga ja seda ikkagi päevade kaupa, sest keskmine proovisõit on ju ajakirjanikul nädalavahetus või isegi pikem. Kas sellest on kasu ka inimestele? Et arvad, et see jõuab ka inimesteni, kes teevad oma ostuotsuseid, et vaatavad ikka, mida on ajakirjanikudki vaadanud? See on meie kõigi teha, see on suur tänu Motomelu uuele saatele. Mida rohkem me viime seda infot inimesteni, et inimesed saaksid usaldada selliseid valikuid, siis ma usun, seda rohkem on ka neid inimesi, kes oma ostuotsuseid võiksid läbi nii-öelda žürii valiku teha, sest et vaatame Eesti autogalale peale, läbi erinevate kategooriate kokku 50 žürii liiget. Neid kõiki huvitavad autod, teraviku tipus ja muidugi inimesed, kes igapäevaselt autoajakirjandusega tegelevad. Aga kuna me sinna kaasame ka inimesi, kes on nii-öelda autosõbrad, autoentusiastid, võib-olla kõikide asjadega igapäevaselt nii kodus ei ole, aga vaatavad seda autotki just siukse nagu tervema pilgu läbi, nagu tavalisema tarbija pilgu läbi, siis usaldada tuleb ja usaldada tuleb neid inimesi, kellel autod panevad silma särama.